Nii, head inimesed, me jätkame siis saatega ja jätkuvalt on siin stuudios Virge ja jätkuvalt on sellised teemad, või jutud ka, mis võtab mõnel inimesel karvad püsti ja me oleme harjunud, mina ka muidugi, selline ikka siuke naiivne vend on ju, kuulen siin, mis Virge on jälle kuskilt välja õngitsenud ja ma tahaks ikka ka nagu uskuda, et kõik ikka natuke ilusamat asja ka võiks olla siin ilmas. Ega siin on ka ju natuke ilusat asja ka, on kevad ja suvi ja sügis ja talv, need ikkagi on olemas. See on see, mida inimene ei tee. Kui inimene mõjutada ei saa, see on veel ilus. See, mis tuleb Jumala käest. See, mis Jumala käest tuleb. Kõik see, mida inimene teeb, see on kahtlane. Aga jah, huvitav küll, et inimesel on omadus kõik asjad tuksi keerata. Ja, ma mäletan, kui Jumal ükskord ütles mulle siin mõned aastad tagasi, et Virge, kas sa paned tähele, et loodus on mulle kuulekas. Ma pole kunagi mõelnud selle peale. Loodus on kuulekas, loodus ei hakka vastu, aga inimene hakkab vastu. Kuigi inimene püüab seda loodust manipuleerida. Just. On ju, mida jälle ei usuta, eks ole. Ja. Inimesed näevad siin taevas neid igasuguseid pikki jälgi. Just, ja minu läheb tervis iga kord nii käest ära sellel päeval. Paljud räägivad, et sellel on mingisugune, see ongi nagu see... Tekitab vähki ja kõike muud asja, liigesaiguseid. Aga Ameerikas huvitav ikkagi midagi positiivset on Ameerikas ka, et teatud osariigid on ikkagi keelustanud selle. No seda küll, aga Põhjamaadel on lepingud. Põhjamaadel on lepingud ja mina elan siin ja mina ei tea, mis Ameerikas toimub ja meil on lepingud ja minul läheb tervis iga kord käest ära ja ma just ükspäev kodus rääkisin, ütlesin, et näes nüüd, teades seda geoinseneerimist, eks ole, mis tehakse, on ju, siis mina arvan, et ma saan aru, miks siis Piibel räägib ilmutuse raamatus sellest, et ja päike kõrvetas siis Antikristus au järge. Et see on siis ilmutuse raamatu 9. peatükk. Et mina arvan, neile pekki midagi. Ja mina arvan see, et kuna võib tekkida selline suur, ütleme, kas siis tehnoloogiline ütleme, kui sa vaatad neid sündmuseks, oled seal põleb ja mingid tormid ja möllud ja ütleme sõjad, et võib-olla need tehased lastakse õhku või me ei tea, eks ole, praegu on ju see alumiiniumi tehas, eks ole, see on nanotehas, mis ju toodab seda materjali, mida nad seal alla kütavad. Mida paljud ei taha uskuda. Ei aga siis mingi vaadake, see tehas on ju reaalselt olemas. Mul tuleb see nimi meelde ja me oleme seda rääkinud ka siin oma 2 aastat tagasi nendes geoinseneerimissaadetes ja kui te YouTube'i lähete, need ju on olemas kõik need mehed, kes seal räägivad sellest, kes selle vastu võitlevad. Aga ma arvan, et seal on midagi pekki, sest nende arvustuste kohaselt nad ütlevadki, et praegu, et meil on 1 aste põlemisest. Et see keemia ja alumiinium, mis nad on praegu pannud sinna, see boor ja kõik need muud asjad, 70 aastat peale teist maailmasõda, et see on tekitanud selle, et on tekkinud osooniaugud, eks ole. Ja kui osooniauk kasvab, siis me saame ju põletusi, eks ole. Ma olen saanud viimastel aastatel selliseid päiksepõletusi, mida ma pole elus ees saanud, ma suht hea nahk, ma olen ruttu pruuniks ja ma ei põle ära, aga ma tean, et see näiteks 2 aastat tagasi ma läksin hommikul õue päevkade peal ja midagi seal aiamaal tegin ja ma tõesti olin 20 minutit ja ma põlesin ära. Ma näen siukest asja esimest korda. Keset suve põlesin ära, et üsnagi seal õhus pidi olla midagi ebaloomulikku, sest ma olin täiesti punane. Et ma võin isegi rannas olla ja ma ei põle ära, aga seal oli midagi. Ja nad ütlevadki, et see on see viimane aste. Ja kui Piibel ütleb, et lõpuks tekib see põlemine, et inimesel tekivad mädahaavad, siis neil selles geoinseneerimine asi peab pekki minema. Et järelikult nad siis lõpuks ei saa seda, miks nad seda teevad praegu, eks ole, väidetavad sellepärast, et nad katavad päikest kinni, on ju, et see päike ei oleks nii kuum, kuna nad on selle osoonikihid ära rikkunud, on ju. Siis nad panevad nagu päikest kinni. Just. Ja samal ajal panevad päikesepaneele kõik kohad täis. Ja siis tegelikult üldsegi see päike ei laadi nagu siis on. Ja, et me rääksime siis eelmises saates siin Kevin Annetist, kes on siis teinud sellise mitmete inimestega koos siis siin seal sügisel siis selle kohtu
tehingu siis sellest laste ohverdamisest, mida siis kõrged poliitikud ja paavstid ja NATO liikmed kasutavad ja seal on väga selliseid koledaid ja grotesked näiteid, nii et kui te kuulate seda, siis saab teil ihukarvad püsti ja minu peamine eesmärk, miks ma sellest räägin, esiteks teadvustamismaailmas me ei ela siin lillelisel paradiisi aias, nagu kristlad vahel kipuvad, eriti noorem kristlaskond, see Z-põlvkond kipub seda nagu siin arvama või siis B-põlvkond või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, siis 20-30 aastased, siis eesmärk on see, et te palvetaksite. Et me saame palvetada nende laste eest ja me saame palutada neile Jumala lähedal olla, võib-olla me ei saa neid otseselt sealt välja paluda, aga sinu palve määrab ja sinu palve mõjub ja sina ei tea, kus sina lased oma palve töösse ja Jumal kasutab seda. Ja nii nagu Piibel ütleb, et meil on üks kohustuslik palve antud evangeeliumis Jeesuse poolt ja see oli see, et palvetage, et Jumal läkitaks töötegijaid. Et mina ei ulatu võib-olla nende lastele, mina ei käi sellistes kohtades või mul ei ole selliseid mõjuvõimu, aga Jumalal on ja see on see peamine eesmärk, miks me räägime, et ärge istuge kodudes ja lihtsalt kuulate muusikat ja raadiot ja lihtsalt teil on üks müra ümberringi. Kasutage aega vaikust, kasutage palvet igal vabal hetkel, töö juures, kodus, puhkehetkel ja paluge väikeste laste eest, kes kui te natukene ennast selle kurssi viite, siis see, mida need lapsed kannatavad, on sõnu kirjeldamatu. Neil rebitakse suguelundeid küljest ära ja see Kevin Annet räägib seal nendest rikaste pidudest, kus siis sõjavägi valvab ümber siis nende losside ja siis lapsed lastakse alasti sinna piirkonda laiali ja siis, kes on näinud Hunger Gamesi, siis Hunger Games on üks väga leebe variant tõest, et tegelikult need lapsed on alasti seal ja siis täiskasvanud inimesed ajavad need relvadega taga, et see on selline haiglane sõjamäng ja siis nad vägistavad need lapsi ja tapavad need lapsi, neid vaeseid väikseid alasti lapsi ja riputavad, lõikavad suuelundeid külest ära ja riputavad ja neil on videod, Kevin Annetil on videod sellest. Need on väga haiged asjad. Et kui sa mõtled ise, kui palju tahaks niimoodi sihukest asja läbi elada. Nad on väiksed lapsed, piisikesed lapsed. Nii et sihukest värki toimub üle maailma ja, siis, jah? Ja see on üle maailma, just ta ütlebki, et see on geopoliitiline dark power, see teine video, mis ma lõpus jätsin veel sinna vaatamiseks ja see on psühholoogiline sõda inimkonna vastu, Jumala vastu, see on kurjuse külvamine ja seda kõike tahetakse meie üle rakenda, et meie oleksime need, ütleme, miks ma kogu aeg ütlen, et seda kaamerate süsteemi on vaja ainult kurjategijatele. Minul ei ole vaja isegi mitte oma naabrite järgi valvatest, mind lihtsalt ei huvita, ma võin alati palvetada inimeste eest, aga seda kaamerate süsteemi on vaja selleks, et teada, mida korralikud inimesed teevad. Et kurjategijad saaksid teha seda, mida nemad tahavad, sest nagu muidu me ei saa seletada seda kuritegevuse kasvu üle maailma praegu. Et kuidas see on? Me oleme nii digitaliseeritud, meil on kõik nii, politsei võtab välja su kõned ja su telefonikõned ja me teame, mis sa rääksid ja ütlesid ja kõik on ja ikka. See ei ole loogiline, mis te nalja teete? Kuskilt on miski osa lihtsalt väga kinni makstud ja väga salastatud, nii et ärme valeta. Kuritegevus on reaalne. Ja see on psühholoogiline sõda siis tavainimeste vastu ja nagu ma ütlesin, et see kõike teadus, mida nad siis kaamerate kaudu saavad, ei ole kõike teadus on ainult üksi Piibel, ütleb ainult Jumalal. Sest tema teab, kes sa olla võiksid, tema teab, mis toimub, tema kontrollib kõike, ei ole olemas, aga jah. Nende kõike teadus, ütleme siis, mul jäi keemiakult mõte lõpetamata, kui ma rääksin Esekeli raamatust, et see oli silmi täis aujärg, et põhimõtteliselt see on sama, mida praegu luuaks, eks ole, Elon Musk on loonud selle satelliidisüsteemi, et vahel, kui ma saunatrepil õhtul istun ja siis taevasse vaatas, ma näen, kuidas need täpid seal sibavad ringi, need valgustäpid seal sibavad, et ilusti teatud vahemaade järgi tulevad niimoodi, et päris hästi on taevast jälgitavad seal tähtede vahel. Et see on Jumala aujärje imiteerimine, viimane saatana katse
ma ei tea, meenutada taevast. Satelliite nägin, need võivad olla ka lennukid, mis on päikese käes nii kõrgel. Ma arvan, need on mingid droonid või mingid asjad, sest või nad on väga täpsete vahemaadega ja nende liikumine niimoodi, et nad ei liigu niimoodi lennuki moodi ühtlaselt, vaid nad liiguvad üksteise järgi niimoodi teatud vahemaadega. Lennukid ei lenda niimoodi. Ei, need on midagi muud on seal, jah. Ma ei tea, mis iganes need on seal siis, aga ma arvan, et see võib olla mingi satelliitsüsteem. Aga need on hästi nähtavad, jah, et see on nagu ja ühesõnaga. Et see on saatana viimane katse, et kui te arvate inimesed, kes ei tunne piiblit või jumalat toona, et inimesed on loonud ühe väga võimsa, et ma tahan teile meelde tuletada, kes te olete täiesti jumala kauged inimesed, see on saatana viimane katse imiteerida taevast. Seal, kus on täis silmi, seal, kus on kõike teadused, üritab seda siia maa peale luua rumalate inimeste kaudu, kes usuvad siis rumalusi ja üritada siis tekitada samasugune aujärg enda jaoks, mida ta siis lõpuks üritab antikristuse kaudu valitseda. Nii et saatan üritab nagu kehastuda siia maa peale valitsejaks. Saatan on samasugune vaim nagu Jumal. Jumal vajab oma kogudust, piibel ütleb, et Jumal, kes täidab kõik, temas on tema ihu, eks ole. Koguduse kaudu üle maailma Jumal. Saatan on mingi ingel. Ja, saatan on pea ingel ja tema vajab samamoodi ihu selleks, et ega saatan ei tapa. Saatan ei tapa, saatan ei vägista. Tal on vaja inimest, kes seda teeb, eks ole. Ja siis ta toob inimestesse sundmõtted ja himud ja asjad. Et ta on vaimolend ja ta on täpselt nii piiratud, kui inimene laseme. Täpselt. Nii et me ei saa saatanat süüdistama, me peame ikka süüdistama inimest, kes lubab saatanal valitseda. Ja me korra mainisime ka siis seda psühholoogilist sõda ja näiteks mõned näited sellest psühholoogilisest sõjast, näiteks kuidas siis meie vastu tänasel päeval siis sõditakse. Nii. On siis näiteks selline on siin nagu Spencer Smith, ma aegalt teda ikka vaatan vahel, ta näitab huvitavaid asju ja siis on selline näiteks äpp, mis siis AI lõi või tähendab pildi, mida AI lõi, kus siis ma kohe otsin selle ülesse, kus siis Trump kummardab saatanat. Nii, aseni AI, muidugi. Ja, aga nagu me rääkisime eelmises saates, et tõepoolest Trump teeb seda, nii et küllap AI teab seda, et me rääkisime nendest kohtu... Äkki on see Trumpi vastaste töö kõik? Kahjuks ei ole, ma ütlesin, ma olen varem rääkinud sellest ühest pääsenust, kes sellest satanistlikust kuldist, tema müüdi Trumpi majas, Trumpi peo ajal, müüdi teisele perekonnale sekskultusesse. Nii. Siis ma vaatan, kus see teine on, siin olid näiteks me oleme rääkinud siis nekromantsiast ehk siis narrliikumisest, kes käis Peeteri kirik, kes käis haudu kummardamas. Küllap siis see seltskond on hoolikalt kuulanud, mida kirik teeb ja teinud siis oma lisanduse ja siis nad tõid sellise äpi, kus sa võid siis endale alla tõmmata ja sinu vanaema räägib sinuga. Nojah. Et nagu tegelikult mõtelge ka ise, et see on ikka päris creepy, ta laseb siin tegelikult seda häälega ka, kui see vanaema räägib seal, ta vist laseb ka siin kuskil seda, see on päris hirmus, et sa võid kutsuda mingis... I don't know if you guys use AI or not. I use it every now and then. Ma ei tea, kus ta oli. And I have found that it... Ma kuulasin seda. On two-way, I'm your personal culinary guide. Okay. To share delicious recipes. Ja siis see vanaema räägib, ütleb seal tere ja taega ja annab nõu ja räägib su haridusest ja ma sain appi kui creepy, kui minul oleks mingi sehukene... Vana inimese hääl on tehtud. Ja ta nagu reaalajas, et kui keegi siis sinna telefoni juurde astus, siis ta teadis, kes on ja mis ta teeb. See on appikene. Ühesõnaga, jah, ma ei ole seda vaadanud, ma kuulasin seda. Nii et võite ise vaadata selle järgi. Aga jällegi, eks ole, miks mul on mingi vanaemaga vaja rääkida, on ju? Ta on surnud. Ikka päris surnud ja ta ei tule kuskil rääkima, sest surnud on surnud riigis kinni ja ei tule rääkima. Seda teadki, et see, kui keegi räägib, siis on lihtsalt saatan, kes teid petab. Või näiteks järgmine AI pettus, et just AI on see meil niisugune tore, kui me räägime, et
Piibel ütleb meile, et antikristus tuleb pettusega, siis me näeme, et kõik see koos arvutisüsteemis meid jälgib, see toodab ka kõike muud pettusi. Näiteks siis selline asi, kohe ma lasen seda ka, aga siia peaks nüüd hääle saama. Oota, vaatan, kus ta siin. Nii. I mean, there's so many, and this is what they do. Vaatan kohe. Vaatan, kas ta laseb siin seda. Named Solomon Ray. Now, on the stuff playing. But it was AI. And tunes and songs on here. See. Jah. Ja muusika, mulle meeldib väga mustade muusika. Jaa. Aga? Näete, tal on selline artist ja selline mees. Aga seda ei ole olemas. See on AI. Ei, muidugi. Nii. Ja see on, me räägime nüüd siin, et see on kristlik laulja, kristlik muusika. Nii. Jah, aga laulja pole ennast olemas. Just, et kui me rääkisime eelmine saade sellest, et seda on päris palju internet täis. Just, et kristlased on ka asjas sees selles valitsuses ja selles ideedes, mida nad annavad ja kaasa töövad ja jaatavad ja nii edasi. Siis, ja me oleme rääkinud ka COVID ajal juba AI kirikust, mis isegi olemas on ja ütleme, mida ma olen rääkinud, et mul absoluutselt ei meeldi videoteenistused, sest see ei ole jumalik viis üksteisel kokku saada. Meie jumalik viis on, Piibel ütleb, üksteisele käsi peale panna, üksteisest palvetada, üksteisega näost näkku kokku saada, et igasugune video, ütleme, kui me teeme siin saadet, see on üks asi, me jagame informatsiooni, aga koguduse jumala teenistus peab olema inimeselt inimesele. Peab olema reaalne inimene, eks ole, mitte mingi videonägu, kes seal vehkleb tund aega ja siis ongi koosolek läbi. Me räägime ka sellest täna. Et me ei ole kutsutud koosolekut tegema ja see on see kahjuks, kuhu me liigume ja ilmselt, mis just noorem põlvkond väga kiiresti omaks võtab, aga mida ma taaskord ütlen, alguses saadik on Big Brother süsteem loodud selleks, et varastada. Et mind on nii närvi kinnitada, vaata, kuidas ta teeb muusikat. Stopp. Me oleme jumala inimesed. See süsteem varastab inimese häält, kellegi inimese oskusi. Ja paneb selle kokku ja see öeldakse ei lõi. No see on sama hea, kui mina olen käinud mööda küla ringi, varastan igast majast midagi ja teen endale kodusisustuse ja ütlen, Virge lõi. Mis te nalja teete? See on vargus, see on intellektuaalne vargus. Tegelikult on nii, et... Ta varastab inimvaimu. Ja. Või ütleme jumala vaimu. Kui sina, ükskõik meie, näiteks me ise nagu teeme mingit muusikat või sa oled mingit kunsti, nii või teisiti sa oled nagu mõjutatud kogu sellest värgist, mis sa näinud oled. On ju, see mõjutab sind ikkagi. Kunsti puhul tegelikult mitte. Ikka mõjutab. Kunsti puhul oleneb ikkagi sellest... ma vaidlen vastusest, ma olen kunstik ja ma vaidlen vastusest, ütleme, mina olen kasvanud ikkagi nõukaajal, kus polnud üldse midagi. Ei, seda küll. Ja ütleme, kui ma hakkasin ju joonistama keskkoolis, eks ole, siis ma joonistasin seda, mida ma õues nägin või enda ümber nägin või ütleme oma klassikaaslaste portreid või asju, et ma kunagi ei joonistanud selles mõttes ja piiri paneb ikkagi see, kuidas, millist tehnikat sa valdad, eks ole. Ja kui hästi sa seda teed, eks ole. Mõni joonistab, eks ole, karikatuure väga hästi, mõni joonistab sketše, mõni joonistab multifilmi tegelasi, on ju, mõni joonistab realismi, on ju, et see on ka väga-väga erinev. Kunstil on muidugi ütleme, voolud ja see tähendab need tehnikad, kuidas sa teed. Ja, mida iganes, eks ole, et selles mõttes, aga see on ikkagi, see tuleb minu seest. Ütleme, tavaline see tuleb minu seest. Sina väljendad seda, mida sa näed, on ju? Pigem mitte, mida sa näed, vaid mida sa tunned, et pigem, ütleme, joonistamine, kuna ma olen ise joonistan, mida sa tunned, siis on nagu kaasaegne kunst on selline, et mida sa tunned ja see on üks pläkerdis kuskil. No vot seda ma ei oska öelda, kas ja mis asi see on, aga ütleme, et jah, et nagu
enamik kunstnik, eks saab mingi elamuse ja see väljendub siis milles, No, kas ta teeb võtame siis näiteks puutöös mingi Picasso. skulptuuri või Oled sa vaadanud Picasso maale? Need on, kõik vaatavad sellise näoga ja nagu saaks aru ja minu arust ta tegeles ka mingi musta maagia no muu jah, aga sa asjaga. vaata, millised need pildid on. No see paistabki sealt välja, mis ta sees Nojah. oli. Aga noh, see mõte just, eks ole, et AI me peame aru saama, mis asi on AI. Aga muusika on hoopis teine asi. Oota, Valter, lase mul lõpetada. Ma tahan, et inimesed saaksid aru, ärge ülistage AI loodud asju, sest see on sisestatud, inimoskused on sisestatud Jah, arvutisse ja see on kollektiivne inimaju. Põhimõtteliselt see, mida kõik Jumal on loonud inimesesse, Jah. need oskused, need on sinna kokku kogutud ja siis tehtud sellest Jumal ja öeldud, Jah. aga Jumal AI oskab joonistada, Jumal AI oskab, no kuulge, mis te nalja teete. See ei ole Jumal, sa oled Jumalast ja sellepärast ma ütlengi, see algupära on satanistlik, sest selline on saatan. Saatan oskab varastada, ta ei oska midagi luua, ta ei ole looja, ta ei oska mitte midagi, ta on täiesti andetu mees, aga ta oskab varastada ja sellepärast ma vihkan seda AI asja, et see varastab inimeste andekuse, aga ta paneb sinna juurde, AI lõi selle. Mis AI lõi? AI pole midagi lood. Ma võin täpselt samamoodi mingid andmed sisestada ja mingi pläkerduse kokku teha ja öelda, näed, vaata, mis ma lõin, eks ole. Et see, et sa kasutad valmis olevaid oskusi, andeid, inimeste muusikalisi andeid, kunstiandeid, eks ole, et AI asendab varsti meid kõiki inimesi ja just ükspäev mingi ajaleheartikkel sattus kätte, et Ilmar Tomusk ka avaldas arvamust, et need tekstid, mis on AI loonud, et nendes puudub hing. Nõus. Aga siit me jõuame selle teemani, millest ma siis lubasin just rääkida eelmises saates just sellest jälitamisest. Et kes selle algataja on ja meil on selleks piibelik alus, meil on piiblis väga palju räägitakse jälitamisest. Taavetit jälitati, Jeremiat jälitati, Hooset jälitati. Piibel räägib seda, et tehnoloogia oli natuke teine, aga ikkagi. Aga alati on olemas olnud. Ma just ükspäev rääkisin kodus Heimerile, et ka, et oma mehele, et jälitamine on nii vana kui inimkond, see pole mitte kunagi lõppenud, see on alati olemas olnud, et võta piibel kätte ja hakka minema Vanas Testamendis ja tuleb, eks ole, et Saul jälitas 14 aastat Taavetit, eks ole. Ja ma mäletan, et kui ma tulin usule, siis no ma ei tea, kaua ma seal olin olnud, üks mingi 5 aastat võib-olla usus niimoodi ja Jumala vaim hakkas rääkima järjest jälitamisest. Ja mina mõtlesin, mis Jumal see on, et Jumal, et see on nii igav teema, et okei, et sind jälitati, et need variserid käisid, et hakkas neid kirjakohti näitama, et ja variserid jälgsid Jeesuse ammu, kas nad saaksid teda kuskilt sõnast, ja variserid läksid jälle sinna, ja variserid läksid tänna, eks ole, käisid kogu aeg Jeesusel järgi ja ma sõdisin Jumalaga, ma ütlesin, Jumal, miks sa mulle seda räägid? Ja hiljem nüüd, kus ma elan siis sellele AI ajastul, siis ma ütlen, vau, Jumal teadis, mis tuleb. Jeesus teadis, mis tuleb ja põhimõtteliselt evangeelium on prohvetlikum kui kunagi enne just nende variseride lugudega ja jälitamisega, sest see lõppes tapmisega. See lõppes me issanda tapmisega. Nii et see jälitamine ei lõppe kunagi hästi, seal ei ole kunagi häid lahendusi. Ja ma hakkasin nagu, kui ma neid teemasid uurisin, neid poliitiline kristlus ja kõik ja püha vaim nagu vaikselt andis märku, et loeb Mattuse 23. Mõtlesin, et okei, et mis sealt võiks olla, et see peatükk on nagu peas peaaegu, et mis seal võiks nagu kõnetada. Aga üllatus, alati on asju, mida Jumal esile toob, mida sa võib-olla 10 korda lugenud, aga see ei ole sulle isegi meelde jäänud. Ja nagu ma ütlesin, siis variserid jälitasid Jeesust ja ka andsid lõpuks käsu. Ja räägime natukesest piibellikust variselusest, see on huvitav teema. Et ma natuke mõne punktiga kirjeldaks seda. Ja tegelikult see teema hakkas nagu sellega, et ma olen pikalt kogunud punkte, ma ei tea, kas ma täna selles saates jõuan, aga ükskord ma teen selle saate ära, kust on tulnud võlts evangeelium. Nagu ma ütlesin, Ameerikas on kristlus pikalt olnud siis poliitikaga seotud ja voodis ja seda on tahtlikult ja teadlikult seotud. Tahtlikult ja teadlikult, see oli juhuslik olnud. Ja seda isegi kutsutakse kristlikuks natsionalismiks Ameerikas, eks ole, et selline kristlik rahvuslus. Ja
ja hakkas üks selline kirjakoht nagu helisema peas, kõiki neid teemasid siin mitme viimase kuu jooksul siin peas käijates ja kuulates ja analüüsides, et te olete ära võtnud tunnetuse võtme. See on üks väga tore kirjakoht, ma olen sellest palju rääkinud, ma olen sellest palju mõelnud, aga ma mõtlesin, et võib-olla ma peaks seda teemat korraks uuesti vaatama ja see oli hea, et ma vaatasin, sest tõesti oli uusi asju, mis sealt välja tuli ja mida ma varem ei ole tähele pannud. Ja seda öeldi variseride kohta, Jeesus ütles variserid, et olete ära võtnud tunnetuse võtme. Ja ma mõtlesin nagu, et mis asi on tunnetuse võti, et Paulus räägib väga palju tunnetusest. Ütleksime asi, millest kirik väldib, samamoodi nagu ta väldib prohvetuse teemat, ta väldib tunnetuse teemat. Ja mina avastasin selle teema uuesti kuskil 7-8 aastat tagasi, kui ma hästi palju lugesin neid pastoraalkirju. Ja siis ma isegi lugesin kokku, et mitu korda Paulus räägib sõnast tunnetus ja ma avastasin, et vau, Paulus räägib ikka väga palju tunnetusest, et nagu mis värk on, et miks nagu meil kirikus räägib tunnetusest midagi, et me väldime seda teemat, meil on lihtsalt see ususõna või palvet, aga midagi on nagu puudu sealt vahelt, eks ole, et meil on ju selline süsteem, siuke radarisüsteem, ma nimetaksin meie sees, mis nagu ütleme, otsib seda lainet. See on põhimõtteliselt radarisüsteem, et sa otsid seda lainet, et kus see, nagu see õige punkt on, eks ole. Et meil on niisugune huvitav asi, mõni kutsub seda 7. meeleks, mis iganes, eks ole, et sa nagu analüüsid ja vaatad ja mõnikord lihtsalt tajud ja ei ole fakte, aga sa tajud mingisuguse tõe ära, eks ole. Meil tegelikult seda kirikus ei õpetata. Mina ei ole 36 aasta jooksul, ma olen seda teemat ise harrastanud, kuna minu vaimuanded lihtsalt on sellised olnud ja ilmselt ma ise lihtsalt olen selline tüüp Jumala poolt kutsutud, aga Paulus räägib uskumatult palju tunnetusest ja ta ütleb väga huvitav asja. No see läks nagu sellest lahti, sest ma olen kogunud punkte, kuidas sõnatada vale evangeelium, mida meil kirikutes õpetas. Sorry, aga see on tõde. Üle maailma. Ja see on ka tahtlik. See on Ameerikas tahtlikult kujundatud niimoodi, et see niimoodi oleks. See on väga, väga kaval süsteem on see. Ja et Paulus siis kõneleb tunnetust ja ta ütleb huvitava lause. Ma arvan, et enamik inimesed pole isegi mõelnud sellele piiblikirja kohale. Te tunnete tunnetades, et ühelgi hoorajal ropul ei ole osa Jumala riigist. Oota, kas see on... Uus testament. Ei, aga see on sul mingi uus tõlge või? Ei ole, see ei ole mingi uus tõlge, see on meiusi tõlge on see. Kas seal on nii, et te tunnetate tunnetades? Just. Või seal on, te tajute tunnetades äkki? Ei. Mul ei tule meelde siukest. Jeesus ütles, te tunnetate tõe. Täpselt sama. Nii ta ütles. Seal ei ole vahet, on see sedapidi, kolmandat pidi või neljandat pidi, vaid küsimus ei ole siin praegu, kas see tunnete või tajute või mis sõnaga sasu, vaid küsimus on lause ehituse selles mõttes, see vist Efesuse kirjas, et seal on niimoodi öeldud, te teate tunnetades. See on Efesuse 5. See ei olnud nagu see täpne tekst. See pole üldse oluline. See, millest sina räägid, see pole üldse oluline. Oluline on see sõna, sest te teate tunnetades. Ta ei ütle siin seda, te teate Jumala sõnast seda. See on väga huvitav nüanss. Me peaksime selle üle mõtlema. Mis tähendab seda, et on olemas veel üks ütleme osa, mida me kirikus ei kasuta, mida me ei ole pikalt kasutanud ja mida me oleme lausa lasknud hävitada kirikus, koos prohveti vaimuga muidugi, sest prohvetid on meil kõik ammu lauale kamandanud sinna mingit päeva oota. et ma ei tea väga paljusid kirikuid, kus üldse prohvetus või prohveti ainult töötaks, ütleme, ma ei räägi sellisest prohvetust, mida siin prohvetiks nimetatakse, et lihtsalt lähen ja kisan mingit sõnu, et see ei ole, minu jaoks ei ole see üldse prohvetus ei ole nagu, mitte minu jaoks, vaid piibli jaoks ei ole prohvetus see, et ma midagi kuskil ütlen ja ütlen, et ma nii ütlen ja tunnen, et prohvetus on midagi palju sügavamat. Et prohvetus paljastab patte eelkõige Korintuse kirja järgi, Korintus 7
ei, 14 peatükk. Et aga just see, et ta ei ütle siin, et te teate Jumala sõna põhjal, vaid just, et me võime tajuda seda Jumala olemus sellisena, et me saame aru, et kui me mõtleme mõnele hooravale kristlasele, kes väidab, et ma saan taeva või no mis siin on, ma märgitasin mitte erinevat asja, ma arvan, et ühelgi hooral ropule ka ahnel, ahne. No seda ei peeta üldse patuks. Ahnus ei ole üldse patt, vähemalt 21. sajandi kristlastel. Nii et sa nagu võid kujutada, et see tunnetus on nagu midagi sellist, et ma võin kujutleda seda Jumala kohalolu, seda riiki, Jumala isikut ja kõrvutada nüüd seda ahnet. Ja ma saan aru, et ta ei ole Jumala sarnane. Ta ei kuulu Jumalasse. Et see tunnetus on midagi sellist. Et sa nagu kõrvutad need kaks erinevat ja sa saad aru, et nad on erinevad. Et see ei ole mitte, see ei tule Jumala sõnast. See on nii oluline nüanss, et Jeesus ütleb ka, te tunnetate tõe. Inimesed vaidlevad. Aga mis see tõde on? Kus sa tead, et see tõde on? On sul mõni fakt? On sul videolint? Nii? Aga ei ole alati. Nii nagu ma ütlesin, et kui ma kuulasin seda muusikat, eks ole, ja miski mu sees ütles, et midagi on selle lauljaga valesti. See on see tunnetus. Ja piibel ütlebki, et arendage seda tunnetust. Paulus ütleb, et ja need, kes on siis kaua usus olnud, õpivad vilumuse kaudu vahet tegema. Jah, mingi klikk käib, sa lihtsalt juba tead juba ära, nagu haistad õhust, nagu ma ütlen vahel, et kurjadel inimestel on lõhn ilmselt. Et te teete vahet heal ja kurjal, vilumuse tõttu. Et see käib nagu käigu pealt niimoodi. No jah. See on nagu süsteem, mis sul on, raadarisüsteem, mis on sees, lihtsalt sa tead lihtsalt nii on. Et see on väga oluline arendada seda tunnetust ja ma soovitan uurida seda teemat, sest ma arvan, et see on kirikus väga tõsiselt põlu all ja meil on väga palju sellist inimjuhtimist kogudusest, mina ütlen nii ja mina teen nii ja mina käsin nii aga Jumal on meile andnud tunnetuse süsteemi ja see on unikaalne ja tegelikult kui kogudus oleks seda saanud aretada, meil oleks kõike seda jama, mis meil koguduste ajaloos kahjuks pikalt on. Näiteks ma toon, ütleme selle, kui oli, ütleme, nõukogude aeg. Kes on meil siin Aleksander Popov näiteks rääkis, kuidas neile sokutati, eks ole, palvegruppidesse neid mehi. Just. Ja siis sa tunnetas, et see vend sa saad aru, midagi on vaest selle vennaga, see pole see. Aga kui meil see tunnetus ära kaob, eks ole, tekivad sellised, ütleme, suured kirikud ja megakirikud ja populaarsed kirikud, siis juba see hoiak, mis meil on, oleme kõigi vastu hästi siukene sõbralik, see toob kaasa prahti. Kuule, aga algkristlus oli hoopis teistsugune. Absoluutselt teistsugune. See käis kodusid mööda. Just, ja sinna oli ikka väga raske sul mingi valevenna sisse pugeda. Ja ütleme, tagakiusu ajal on ju ka, ütleme, siuke kodukogudus on nagu turvalisem. Ja väga kontrollitakse, kellega see nukadaga kokku saadakse, eks ole. Ei olnud nii, et nõukaajal sa said suvalises kohas, seal tehti haake mööda tänavaid ja tõmmati kardinaid ette ja ma olen neid lugusid kuulnud oma mehe käest, kuidas tal ema palvekoosolekutel käis. Isegi nii? Jaa, ikka nii. Et see oli ikkagi siin Saaremaal pole see asi nii hull. Nõukaajal oli, ta isalegi tehti pakkumine luurajaks hakata, KGB-laseks hakata infot koguma oma naise järgi, kuna naine oli usklik. Nii, et luuramine, kuulamine on nii vana kui inimkond, aga just nimelt, kui meil on see tunnetus, siis me võime tajuda näha inimesi läbi ja Jeesuse kohta ja kui keegi nüüd ütleb, et see on nüüd ebapiibellik ja bla bla bla, siis minu lemmikkirja koht juba noorest kristlasest alates mulle alati pakkus see sellist naudingut ja võlu seda lugeda, et mis Jeesuse kohta oli öeldud, mis ta siin ütleb, et kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis neid kõiki. Ega olnud tal tarvis, et keegi oleks andnud tunnistust kellegi inimese kohta, sest ta teadis, mis oli inimeses. Nii kena kirjakord, lihtsalt uskumatult tore. Et kui sul on selline sõber nagu Jeesus, kes teab, mis inimeses on, jube kena on elada. Johannese 2, 24, 25. Nii et see on nagu see, miks öeldakse, et Jeesuse vaim on prohvetluse vaim, et midagi sellest me Kristusega kohtuses saame nagu ise endasse kaasa, et me oleme väga palju kuulnud inimestes rääkinud, aga just see teate tunnetades,
et mitte ühelgi hoorel ega ropul ei ole kuna ta on ebajumala ori, ei ole pärandit Kristuse Jumala riigist, ma mõtlen, no kus koha pealt tulevad need homoseksualistikud kirikud. Piibel ütleb meile, et te teate tunnetades. Ja meie paneme niimoodi šuhti kogu sellest tõest mööda. Ja ometigi Piibel ütleb meile. Ja siis ta ütlebki, et ükski ärgu petku teid tühjade sõnadega. Et need on need tühjad sõnad ja inimesed teevad imelikke asju. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et kui Jeesus ütles, et te võtate ära tunnetuse võtme, et mis on see huvitav võti, mis minu usuelu lahti keeraks ja edukana hoiab. Ja siis ma hakkasin vaatama neid kirjakohti, ma olen seda teemat palju uurinud, aga kuidagi mingi uue nurgalt seekord vaatasin veel nagu ja kirjutasin välja, et mida siis üldse nagu tunnetuse all Piibel räägib, et huvitav teada, eks ole. Ja ta ütleb, kõige esimene kirjakoht ongi tunnetusest, on õpetussõnad 1.17 ja ütleb, Jehova kartus on tunnetuse algus. Nii et kui Jeesus ütles variseridele, te võtate ära tunnetuse võtme, siis võt siin on meie kiriku languse algus, kus tuleb antikristus. Miks tulevad kõik need ilged, jubedad õpetused kogudusse ja vale ja kõik? Jumala kartus on kadunud. Ma ei tea, millal sa viimati kuulsid Jumala kartuse jutlust? Ta isegi YouTube'ist väga palju ei kuula. Palju igast asju räägitakse lõpuaegadest. Aga sellist, et ma isegi tea, kas ma ei tea, palju põrgust räägitakse. Ja siis ma lugesin evangeeliumi peale. Mõned ei usu, et see olemas on. Ja, no baptistiliidus peaks ikka veel oskuma. Jah. Aga võib-olla hakkab siitki kaduma. Vähemalt see, ütleme, 90-ndatel ikkagi palju räägiti sellest veel. Ütleme, nüüd tõesti hakkab ikka vähem ja vähem seda kuulma. Ja mõtled, aga Matteuse evangeeliumi kohe laraki hakkab põrguga pihta kohe, lajatab kohe esimeses 3 peatükis. Siis mõtled, et nagu evangeelium on seda nii oluliseks pidanud. Evangeelium ei ole kunagi esitatud ilma põrguta. Alati on see rõõmusõnum ja põrgusõnum, need on koos paralleelid. Mitte kunagi ei ole sellist asja nagu, ütleme, tänapäeva lääne kristlus, eriti Ameerika kristlus, et sul on lihtsalt üks mingi tohutu õnnesõnum, et tule ja siis on kõik edukas ja laulame koos ja hõljume seal universumi vaibides koos, on ju. Et põrgu on ikkagi väga hirmus asi, sest ta on lõplik, muudetamatu tõde. Iga kord, kui ma selle peal mõtlen, no ei tahaks sinna sattuda, tõesti ei tahaks. Ja Matteuse evangeelium on selles mõttes üks väga rikas, et ta sellest väga palju räägib ja ütleme, kui ma olen analüüsinud ka Matteuse evangeeliumi tähendamissõnu, et kui ma siin, ma ei tea, talvel vist uurisin seda et palju kuidas Jeesus nagu põrgust rääkis, siis kõik tähendamissõnad lõpevad põrguga. Et ta vist oli 44 korda, ütleme arvuna, aga just see teema esitlus vali. Taevas põrgu, taevas põrgu, taevas põrgu. Mitte kunagi taevariiki ei pakutu sulle ilma selleta. Ja kui ma usule tulin, siis kui me eelmine saade sellest rääkisin, sellest päevast, kui Jeesus ütles kõige ilusamad sõnad mulle, et virge sa oled patune, siis teine asi, mis Jeesus nagu ütles mulle, oli see, et ma isegi mäleta seda, kas see oli nagu paar päeva varem või see oli samal hetkel, et see on nagu minu mälus nagu segaseks jäänud, aga see võiski olla samal hetkel, see vaimus olemine, et ta näitas mulle 2 teed. Ta ütles, et virge su ees on valik. Sa kas lähed siit teed ja su elu läheb ülesmäge või sa lähed siit teed ja su elu läheb allamäge, siis ta näitas mõningad asju mulle seal. Ja ma ütlesin, ei, ma ei taha seda. Ma ei taha seda, see oli nii hirmus, sest see ei olnud mitte ainult, et ma nägin, vaid ma tajusin selle 2 tee erinevust. Et see oli hirmus. Et Jeesus ei tulnud, esiteks Jeesus ei tulnud minu juurde, et oi, sa oled tubli ja tule nii, nagu sa oled ja sa oled täiuslik ja ilus ja kõiges inimeses on head. Ei, ta tuli, ütles, sa oled padune. Ja teine asi, ta ütles, see, kui sa lähed seda teed, see läheb allamäge. Et Jumal on väga realist, meie ei ole realistid ja meie kirikus ei ole realistid, me ajame ikka ühte väga suurt udu. Me jätame inimesed teadmatusse põrgu reaalsusest, patukaristusest. Me räägime palju lootusest, me räägime palju armastusest. Aga milles baseerub see lootus? Piibel ütleb,
see saavutada lootus alles siis, kui te usu lõpuni hoiate. Viimse hingetõmbeni. Aeg-ajalt peab kuulama jälle selle Jonathan Edwardsi jutlust. Just. Kes palju põrgust rääkis, nii et kärtsus ja mürtsus. Ükskord ma lasin raadios seda ka ja keegi ütles, et see oli nii hirmus. Ja me tänapäeval peetakse seda solvanguks, tänapäeval peetakse seda inimõigust rikkumiseks, kui sa hakkad sükse asjaga, et mida sa hirmutad, psühholoogiline hirmutab. Aga see, kui valitsus paneb sulle sinna posti külge, et sügis on tulemas, uued surmad on tulemas, siis see on täitsa okei. Et me oleme huvitavas ühiskonnas, sellises valelikkus, endale valetavas ühiskonnas. Inimesed oskavad endale väga hästi valetada. Valitsus ja kõik oskavad valetada. Kas sina usu, et see on see psühholoogiline seda, mida videot ma soovitan teil vaadata, mis ma siis eelmises saates näitasin, et viimase põlvkonna psühholoogiline sõda, et kuidas seda üles ehitaks, et üks siis sotsioloog tegi Stanford ülikoolis sellest doktoritöö, kes on ise luuramise ja militaarteenistus töötanud. Nii et siis meil on see tunnetuse võti, mida Jeesus oli väga vihane, et variserid olid ära võtnud. Ta ütles, et te ei taha ise sisse minna ja te ei lase sisse teisi ka minna. Ja Piibel ütleb meile, mis see võti on. Jumala kartus. Nii et kui sina tahad endale Jumala lähedalolu, siis sa pead teda kartma. Ei ole mõtet kadestada, oi no, et kuidas temale sõna avaneb ja kuidas tema teab profeteerida ja kuidas temal on see. Aga mis su probleem on? Karda Jumalat. Tunnetus algus. Piibel ütleb sulle. Tahad tunnetada midagi? Karda Jumalat. Kartus on tarkuse algus, ta ütleb veel. See tuleb ka veel, ja. Ja siis ta ütleb siin edasi, et kui ta siis, see on üks lemmikkirjakohti õpetussõnade esimene, kus ma olen seda väga palju analüüsinud ise enda lõbuks kreeka keeles või tähendab heebrea keeles ja nii edasi. Et kus ta ütleb seal, et te ei ole valinud Jumala kartust. Et Jumala kartus ei kuku sulle pähe, sa pead seda valima. Sa pead seda valima ja seda teistmoodi ei saa ja siis ta loeb siin terve pika rodu õpetussõnast, et kui sa seda teed, otsid, paned tähele, kutsud häält mõistuse jaoks, siis alles sa mõistad. See on riida tingimusi, mis sa pead ennem täitma. Üks siuke kadalip, kus sa pead läbi käima ühest väga madalast kohast, nii nagu Jeesus ütleb. Kitsas on üks, mis vist taevas. Väga kitsas. Ja ma kardan, et nii kitsas, et isegi tänapäeva kristlased väga paljud ei pääsed sisse. Siis ta ütleb õpetussõnad 8.13. Jumala kartus on kurja vihkamine. Ma mitte ainult mulle ei meeldi kuri, vaid see on see intensiivne vihkamine. See on nii vastik mulle. Nii nagu Jeesus ütleb, ülekohtust loobu igaüks, kes issanda nime näeb. Meil on täna kogudustes kohutavalt veel ülekohut, kui sa ülemaailmset skaalat vaatad. Vägistamisteni, pedofiiliani, abielautusteni, petmisteni, rahapettusteni välja, eks ole. Just õpetus on 90, ütleb Jumala kartus on tarkus algus, nii et kui inimesed väidavad, et kuule, ma olen mitu kõrgharidust saanud ja ma ikka tean ka midagi, siis Piibli järgi tarkus on Jumala kartus. See on tõeline tarkus. Ja siis see on vist Timotse kiri, mis ütleb, et Jumala kartus on väga tulus, sest sellel on siuksed tõotused, mis ulatuvad teisele poole surma. Et selle tarkusega sa opereerid siin maa peale, võid keegi olla, aga see tarkus, Jumala kartus, see tarkus ulatub teisele poole piiri. Ja ta ütleb, kõige pühama tundmine on mõistus. Jumala kartus on eluallikas surmapaeltest pääsemiseks. Just, kui tahad surmast pääseda, karda Jumalat, õpetus on 4.27. Siis õpetus on 16.6. Jumala kartuse pärast hoidutakse kurjast. Just, eks ole. Ja üks vale evangeeliumi põhiväide ongi see, et pole viga tee, Jeesus annab andeks. Jeesuse veri katab, aga niimoodi võid lasta aastaid. Ja seda nimetab Juuda kiri, kes Jumala armu asjata tarvitavad. Et Piibel ei õpeta meile, ela patus ja Jeesus annab andeks. Ma ütlesin, ma ei leia mitte ühte kirja kohta, ma lähen vahel nii vihaseks asja peale, ma ütlen, ma ei leia mitte ühte kirja kohta evangeeliumis, kus Jeesus ütles, lapsed, ma surin teie eest ja nüüd te võite patus elada. Näite teete või?
Jeesus rääkis põrgust, ta ütles, kui sa ei ole ustav sulane, kui sa ei ole oma õli, kui sa ei oma seda õiget riietust kuninga pulmas, siis sa ei pääse sisse, kõik. Kui sa ei ole teinud head, minge ära ülekohtu tegijad, tulge siia vasakule käele. Tähendab, mitte kusagil ta ei räägi sellisest lödevast, nätsuna venivast armust, mis sa muudkui venitad ja lõputult venitad ja jäädki venitama. Just asja ei ole olemas. Aga me õpetame seda kirikutes. Ma kuulan, ma ei saa öelda, kes, sest ma kuulan neid jutlusi palju. Ja ma olen palju kuulanud. Ja ütleme, see põlvkond, kes õpetas veel, see põlvkond on nüüd surnud praktiliselt. Ütleme, see Terek Prints ja see põlvkond, kes väga palju põrgust õpetas, see põlvkond on surnud. Mina enam ei tea peaaegu ühtegi sihukest tõsist jutustajat, vähemalt kes praegu... No sa räägid Ameerika ütleme, jah, aga Ameerika mõjutab meid lihtsalt väga hullu pööra. Ja on selliseid jutlustajaid küll. Aga neid kindlasti nad ei ole populaarsed. Alles ma käisin Lätis. Ja. Ei, ma Lätit ja neid Baltimaid ma ei tea. See oli Nathan Morris. Ja. Tema räägib küll tuld ja tõrva ka. Ja, et üldiselt... On ikka selliseid. Ja, kindlasti on, ma ei ütle, et ei ole, aga ma ütlen, et see ei ole väga selline populaarne teema. Nii nagu Jeesusel see oligi keskne teema. Ta jutlustaski kogu aeg paralleelselt taevast ja põrgust. See ei olnud niimoodi, et taevas oli rohkem ja põrgust vähem. Ei, need olid paralleelselt. Alati töötas see või see, see või see, see või see. Kui sa võtad kõik jutlused, kõik tähendamissõnad, see on uskumatu, kui palju Jeesus sellest rääkis. On jah. Alati duaalselt. Et meil on liiga palju räägime armust. Aga me peaksime inimestele tõtt rääkima. Karmi tõtt, et see ei ole ikka päris nii lihtne. Ja siis ta ütleb, et Jeesuse peal, ja Saaja ütleb 11.2, hingas Jumala kartuse vaim. Et me näeme seda, et Jeesus ütles, võtke mind eeskujuks. No, tema Jumala kartus ei lubanud homoseksualismi, tema kartus ei lubanud abielu lahutamisi. Ta ütles, et vaatad himustades naise peale, juba oled abielu rikkunud, eks ole. Jeesus oli nii karm, kui üldse olla saab, eks ole. Ütles, et lõpetage laste kiusamine, eks ole, rääkimata laste ohverdamisest või pilastamisest või jumal teab mida, eks ole. Et Jeesus oli äärmiselt sirgjooneliselt karm ja selge. Ja Piibel ütleb, sellepärast, et tema peal oli Jumala kartus. Ja siis ta ütleb ka nii, et näiteks apostlite tegudest ütleb, et ja kogudus arenes issanda kartuses. No millest meie areneme? Ütlebki nii, jah? Jah, meie areneme värvituledest, helitehnikas, videode tegemises, showde tegemises, milleni ma tahaks ükskord jõuda, on just see sama Julia Royce tegi siin kokkuvõtte, mis on nagu väga hea kokkuvõte, siis nii, see jah. Jah, et me teame siis, et Bill Hybels see oli nagu tõeliselt hea, nad 50 aastas siis aastapäeva, see on siis see Bill Hybels, keda me enamasti Eestis teame, ja ta võtab siis selle üks-ühele lahti selle, kuna ta Julia Royce on ise ka Willow Creekist pärit ja oma mehega sealt alustanud, aga läksid sealt hiljem ära ja siis tal on podcastil on külaline, üks mees siin, kes on teinud siis üle 10 aastase vist uuringu Willow Creeki liikumise kohta. Ja räägib sellest, kuidas Jumal ta sealt siis lõpuks välja kutsus, sellepärast, et Jumal ütles ühte asja talle. Sa ehitad kirikut, aga mina olen kutsunud sind jüngreid tegema. Ja seal on nii suur erinevus. Ja just nimelt ka Eesti kirikute alusmüürid, me ei ole päris enam seal, ütleme, Tärgi ja nende ajas, et ma arvan, moodne Eesti kirik on just selle sama liini võtnud üle, mis tuli Bill Hybelsi, sest Bill Hybelsi koguduses käis üle maailma, käidi õppimas, kuidas kogudust teha, sest tema on kogu mega kirikute süsteemi esimene kirik. Bill Hybels oli see, kes lõi selle süsteemi ja mis oli nende põhimõte, nemad võtsid aluseks, mul tuleb praegu meelde, R-tähega oli see nimi, ta ütleb ka see videos, nagu ise vaatate, oli üks ärimees, maailma ärimees, kelle pealt ta võttis üle. Mitte ta ei õppinud Jeesuselt seda, mitte püha vaime juhtinud teda, vaid ta võttis selle maailma ärimehelt
ja hiljem siis ta tegi selle GLS-i, eks ole, mis oli tohutu populaarne üle maailma. Olen ise ka seal käinud. Ja mina käisin siis, kui seda üldse Eestis ei olnud, käisin Soomes juba seda vaatamas, nii et ta ei olnud Eestis siis veel üldse sisse transporditudki. Ja ma mäletan, et ma ei mäletaks, et see oleks mulle väga meeldinud ja ma ei ole seal rohkem korda käinud. Aga see põhimõte oli alguses saadik Haibelsil, nad räägivad sellest pikalt ja laialt, ühendada maailm ja kirik. Mis on patt, sest piibel ei õpeta me ja nende põhimõte oli see, et ehitada selline superkirik ja põhimõtteliselt inimeste käest küsida, missugune peab kirik olema, mis vastaks teie vajadused, mida te soovite, kohvikud, jaa, me teeme, raamatukogu, me teeme teile sinna, te tahate show'd, näidendid, kõik tuleb, on. Põhimõte oli tänava küsitlused. Isegi Rick Warren oli selles osalenud. Et ühesõnaga koguda infot, et milline maailm ütleks, et kirik peab olema. Tule taevas appi, see on täiesti ebapiibellik. See ei ole see on inimeste juhitud kirik, see on just nimelt see alge, kuhuni me jõuame. 6. Inimene juhib kirikut, mitte Jumal ei juhi kirikut. Inimene juhib kirikut. Ja kui me küsime, et kas me oleme lõpuaegadel, siis see on suurim tõestus, et me oleme lõpuaegad, sest meil on 50 aastat kestnud selline mudel. Bill Hybelsi raamatud on meil müüdud ja kui paljudes riikides on GLS-i tehtud ja on õpetatud inimestele tegelikult valet inimeste juhitud kirikut. Ja kust tuli staarpastorid? Bill Hybels. Bill Hybels oli just nimelt see mees, kes tõi staarpastorid liinile. Mina mäletan seda shifti või ütleme siis nagu, see on hea ingliskeelne sõna, nagu sükest järsku murrangut või muudatust, et kui mina tulin 89. aastal usule ja meil oli selline nagu perekondlik ja see oli selline soe ja meil olid sellised ühised söömised ja tegemised ja see oli nii kodune, see oli nagu perekond. Ma nii mäletan, tulid hommikul kirikusse ja vanad vennad, 70-aastased vennad, 80-aastased vennad, õed keeltes palvetsid, valged pluusid seljas juba kirikupinkides tund aega varem, et püha vaim tuleks kohale, liigutav oli see. Ja siis tuli ühel hetkel see nagu muutus ja hakati rõhutama pastori isikut. See nagu, ja ma tean, et see õhkkond täielikult muutus. Täielikult muutus. Ja ma tean, ma olin noor kristjan, mõtlesin, et midagi on nii valesti selles asjas. Et nagu tahaks seda tagasi. Ja siis hakkas üks tohutu judlustamine. Ja kui ma seda kuulasin ükspäev, kui ma seal oma õmblustööd tegis, siis ma lihtsalt naersin, Jumal on nii armune, et ma olen leidnud endale mõttekaaslased, kes ütlevad lauselt lihtsad asju, mis on minu 36 aasta kogu täpselt seesama ja ma saan ka teada, kust allikas see kõik pärit on. Ja Bill Hybels oli see, kes tõi selle, levitas selle üle Ameerika ja sealt muidugi läks see juba üle maailma. Aga tal oli hiljem ka mingid probleemid endal. Jaa, sinna me jõuame, et seksuaalskandaalid ja kohtud ja värgid, kõik on tal olemas. Et nad ma nüüd kuulasin seda, vahel ma ei saa nende inglise keelest aru, nad vahel räägivad keelest, kas oli 2013 või 2003, et kumb see oli, kui, ma pakun, et see võis ikkagi 2013 äkki olla, kui Bill Hybels tegi ise raporti ja ta ütles, et see mudel, mida nad kogusest lõid, oli läbi kukkunud. Nii. Nad ise tunnistasid seda, sest nende mõte oli just show kogudus. Teeme rohkem show'd. Kogudus on nagu tivoli, nagu tsirkus, sa tuled ja siis sa valid, mis atraktsiooni sa tahad. See ei ole koguduse mõte. Ja see ongi see vaimutühjus, et mida vaimutühjam kirik, seda rohkem me hakkame seda välist vahtu ajama. Ma mäletan, kui kirikusse tulid need noorte mängud ja mingid mänguõhtud ja mis siin toimub, et me läksime põlvedele, meil püha vaim langes, inimesed kuksid pikali, naersid maas, said keeled, on, et 90. algus on ja me olime noored õed, kõik olid alles usule tulnud, püha vaim niimoodi liikus, et sellised uskumatu on. Ma ei ole ammu sellist asja näinud. Ma ei ole ammu enam sellist asja näinud, et inimesed tulevad spontaanselt kokku, ilmes igasuguse tiitlite, ettevalmistuseta, hariduseta ja lihtsalt püha vaim liigub. Et seda toodeti ja ilmselt seal taga olid, ma usun ka jällegi mingi segunemine, mingid teatud mustade jõududega, kes siis olid väga huvitatud sellest, et kirik just seda rada läheks, seda Tivoli rada läheks ja seda vaimne tunnetus nagu ära suretada. Et see on väga huvitav selline ülevaade, ma soovitan pastoritel kuulata, kellel on julgust endale otsa vaadata
noorte juhtidele, ülistusjuhtidele, et sealt tulid kõik just need suured, megasuured ülistusteenistused, kõik see on sealt pärit. Nemad, Bill Hybels oli see, kes tootis, Bill Hybelsi meeskond tootis ja seal lükati, nad väga hästi räägivad sellest nagu väga teravalt, Julia Royce on väga terav ja mulle meeldib see mees ka väga ja nad ütlevad väga, et meist tehti lambad. Meist tehti lambad. Sõna otses mõttes me oleme lihtsalt üks kari, üks mass, kes järgib seda staarpastorit, kes siis elab väga hästi, sest tal lihtsalt väga suured rahad liiguvad selleks ole. Meil, ütleme, ei õnnestu seda teha, sest me Eesti on nii väike. Aga staarpastorid on meil kindlasti olemas. Ja pastori keskne jumalateenist samamoodi, mida ma olen kogu aeg öelnud, et ma ei tea, tulete mulle aknad sisse viskama, tulge, vahetan aknalasid ära, aga auto on juba kraavis käinud ühe korra, aga see mees ütles täpselt sama sõna. Ma ütlesin paar kuud tagasi kodus sama asja. Kui apostlid tuleksid praegu, siis Peetrus ja Paulus ütles, mis värk siin toimub teil? Kas see on kirik? Kas see on see kirik, mille me lõime? Meil ei ole püha vaim enam. Meil ei ole prohveteid enam. Meil ei ole õpetajaid enam. Meil ei ole enam vendlus. Me tuleme, ta ütleb täpselt sama, mida ma olen öelnud. Me tuleme kirikku. Ma ei õpi isegi inimesi tundma, sest ma olen sinna kirikupinki tagumikuga kinni surutud. Et nagu võib-olla keegi ütles, et tule siis üritusele. Et ma ei kritiseeri praegu pastoreid, vaid lihtsalt seda, et see juur läheb väga kaugele, kust on see selline kirikusüsteemi mudel loodud. Ja see on võetud jälle üle, kui midagi mugavat sisse töödeldud ja niimoodi me oleme läinud. Et nagu me rääkisime sellest, et poliitikas asju tõmmatakse pikalt ja valmistatakse, et see kiriku langus, millest ütleme Thessalonika kirja, see on samamoodi ülemaailmselt väga pikalt käinud. Väga pikalt. Ja kuna meil on see globaliseerumine, siis seda pikema. Nad analüüsivad siin erinevaid punkte, nii et kui keegi tahab mind süüdistada, siis süüdistage neid, sest nemad seda hästi analüüsivad ja see mees on väga põhjaliku töö toonud, et ma olen nõus. Me ei ole kutsutud kirikuid ehitama, me ei ole kutsutud suuremaid hooneid ehitama, ega ilutulestik, ega valgusmänge, see kõik on kõrvaline. Kes tõi valgusmängud? Bill Hybels. Kes tõi suitsu ülistusteenistustele? Bill Hybels. Oligi nii. Ja nemad on kõige selle paha algus. Suits on praegu juba kohustuslik. Ja, aga see kõik ja nad hakkasid analüüsima, et palju siis nagu tegelikult inimesi usule tuli ja kui palju tegelikult inimesi jäi usule. Ma ütlen, see on väga kaine, see ei ole selline põhjamise podcast, vaid nad väga analüüsivad, et mis toimus, kuidas areng käis selle. Kiretult analüüsivad? Ei, väga kirglikult analüüsivad, aga ütleme sellised kainelt. Just, et tegelikult ei toimunud seda. Et see tegelikult toimus selle arvelt, et võeti väikestest kogukondadest endale rahvas, sest kõik läksid sinna, yes, valgusmuusika, wow, lähme ka teeme tantsu. Et põhimõtteliselt sama. Et me oleme, nagu ütleme, sellise kiriku arenguloos väga kummalisel kohal, et tõepoolest, kui Paulus ja Peetrus siis ta küsiks, et okei, teie tantsite siin, aga Ameerikas on 8 miljonit last kadunud. Kus on need lapsed? Ma tahan lapsi saada. Mida te tantsite siin? Kus on maha palvetatud kindlustused? Kui sa vaatad Ameerikas neid tänavaid, mis on täis narkomaan, eks ole, kogu see narkokaubandus, mis on nii massiline, sest see on igal pool ka. Inimesed on nii tühjad enda sees ja neil ei ole vastust ja siis nagu just nad ka analüüsivad seda tühjustunnet, et sellistes teenistustes inimesed käisid, aga nad jäid seismiselt nii tühjaks. Et ta ütles, et ta jõuab ikkagi tagasi selle aposteliku mudeli juurde, et me peaksime nagu kokku tulema. Algkogudus. Just, algkoguduse mudeli juurde tagasi tulema. Vaata, algkogudusel oli seal ta räägib ka üsna palju söömaaegadest, mitte sellest pühaõhtu söömaajast, vaid lihtsalt koos olemisest. Need olid suhteliselt tähtsad asjad ka. See on põhimõtteliselt see on, ütleme, sama, kui mul on õhtusöögi aeg, aga ma lihtsalt õhtusöögiks kutsun siis endale koguduse kaaslased, istume, vestleme, mida me tavaliselt teeme siis oma tuttavatega. Eestis sellist asja nagu enam eriti ei ole. Ei ole. Ja ta ütlebki, et need suured megakirikud, mida siis nagu Hybels lõi,
ja kus siis kõik teised pastorid jooksid ruttu õppima, et kuidas te saate inimesi nii palju oma kogudusse, et see ei toonud tegelikult kaasa inimeste reaalset kvaliteeti järgida ja tunda Jeesust. Et see oli kõige kurvem. Et sellepärast Jumal ütleski lõpus ka sellele mehele, et kus on jüngrid? Kus on jüngrid, kes mind tunnevad? Kus on need inimesed, kes tunnevad, kellel see, nagu me rääkisime, see tunnetuse radar töötakse, kes saaks aru prohvetlikult asjadest ja kes oleksid tugevad ise minema ka sõjapiirkondades missionärideks ja nii edasi. Et tegelikult toodeti Ameerikas üks selline rikkus tagaajav, ütleme siis põlvkond, mugav põlvkond, kes on tegelikult Ameerikas lihtsalt istunud, Trumpi hääletanud ja lootnud, et küll see Trump asja ära teeb, eks ole. Ei, noh. Et ma vaatan tohutult podcasti. Kui mina oleks Ameerikas, ma oleks muidugi ka tema poolt hääletanud kindlasti. Ja sest teine variant oli veel hullem. Ja ma ei räägi sellest, vaid ma lihtsalt ütlen, et kristlad mitte ei peaks üldse lootma mingisugusele, sest kui kristlad oleks palvetanud, ma tahan öelda, et siis ei oleks seal Trumpi suguseid üldse eesotsas, ma räägin sellest hoopis tegelikult. No, ütleme nii. Just. Ja Piibel ütleb meile, et siis algkoguduse kohta öelda, et kogudus edenes issanda kartuses, mitte ta ei edenenud värvimuusikas ja arvudes ja numbrites ja pidustustes, vaid Jumala kartuses. Numbrites ta edenes ka. Ja, seda küll. Aga rõhutatakse, et need inimesed ka kartsid. Ja Jumala püha vaim oli niimoodi kohal, et kui keegi üritas valetada, surid ära. Ananias Safira läks, et täna võid niimoodi valetada, et kõik elavad rahus 90-aastaseni ja valetavad veel auas ka. Et midagi on väga valesti. Ja teine Korintase kiri ütleb väga huvitavat, teise Korintase 5.11 ütleb, et me nüüd teame, mis on Jumala kartus. Kas sa tead, mis on Jumala kartus? Ma arvan, et väga paljud inimesed ei tea, mis on Jumala kartus. Ja esimese Timoteuse kiri 6.3 ütleb midagi väga fundamentaalset, mille tuleks üle kriipsutada, alla kriipsutada, seina peale kleepida. Ma loen selle paremini ette, sest ma olen siia ainult märksõnad kirjutanud, et see on ilus kirjakoht, seda peab teadma. Üldse soovitan lugege rohkem Timoteuse kirju, sest need on pastoraalkirjad ja hoiavad teid kaines meeles. Kui keegi õpetab teisiti, ega hoiame issand Jeesu Kristuse tervete sõnade õpetuse poole või ka kreeka keeles öeldakse, ei jää issand Jeesu Kristuse tervete sõnade õpetuse poole, mis viib Jumala kartusele. Iga õpetus, mis ei vii Jumala kartusele. No me näeme täna kirikus, meil on oma õpetus, meil on LGBT, meil on transõpetused, meil on õpetused, mis ei vii enam Jumala kartusele. Ja ütleme, eduteoloogia, täiesti Jumala kartmata õpetus õpetab siin ainult rikkaks saama, tule taevas appi, millal see eesmärgiks peaks olema. Olen ise sellest lõksust läbi käinud. Ja Tiitus 1.1 ütleb veel väga hästi. Paulus Jumala sulane, Jeesuse Kristuse apostel, Jumala valitute usu, jällegi, tõe tunnetuse järgi. Huvitavalt palju räägivad sellest, ma ütlen, uurige seda sõna, see avab teile mitmedki uksed, mis vastab Jumala kartusele. Nii et on olemas tõe tunnetus. Jeesus ütles, te tunnete tõde paaks. Aga see tõe tunnetus peab vastama Jumala kartusele. Meil on väga palju tõdesid koguduses. Me vaidleme igasuguste tõdede üle. Inimestel on väga palju tõdesid. Aga see tõde, kui ta on tõeline tõde, peab ta vastama Jumala kartusele. Et see on nagu mõõdik, kuidas sa mõõdad seda, mida sa tunnetad ja edasi. Nii et kui meile öeldakse, et variserid olid ära võtnud tunnetuse võtme, siis nad olid ära võtnud selle Jumala kartuse ja kui nad ära olid võtnud Jumala kartuse, siis Piibel ütleb, et inimesed ei saanud enam Jumalaga kokku. Ja ma kartan, et see sageli juhtub ka meie koguduses, me ei saa õpetada madalat läve evangeeliumi, minust nad sellest ka räägivad, nemad ka räägivad sellest ja ma olen seda paljud teistest tõsistest podcastidest kuulnud just seda, nemad räägivad ka jah, et tule palvetame, teeme uuesti sünnipalve, oledki Jumala laps, jess, lähme edasi, on ju. Et Bill Hybels oli see, kes tõid selle tänava evangelismi, teeme palve. Billy Graham oli ka palju, kasutas seda. Ja siis ta ütles, et siis kui ta läks, ma ei tea, tõisi mingi näitega, et läks selle mehega rääkima, siis nad üldse aru, et usklik oli. Et hiljem, paar nädalat hiljem. Et mina olen täpselt samamoodi, ma käisin Arpat Arderi 88. aasta jõulukontserdil ja
ma tegin oma palve seal taga, ma mäletan seda, et ma tegin selle palve, Arpelt Ardel ise palvetas seal veel ja ma ütlesin, ma tahan ka seda asja saada, millest see mees seal räägib, et mingi valgus tuli ja mis värk, et ma tahan ka seda saada. Et olen nõus, olen parteis, aga ma ei saanud kristlaseks. Ma tegin uuest sünnipalve, aga ma ei saanud piiblist aru ja noh, paari kuu pärast see hajus niimoodi ära kõik, kuni siis 3 aastat hiljem, 29. sügisel ja kui aasta hiljem Jeesus mu tuppa tuli ja kõnetas mind. Täiesti lambist? Ja, täitsa üksi olin kodus ja raadio oli katki, telekas oli katki, plaadimängi olid katki, kõik olid katki ja siis kui haud vaikus, siis Jeesus tuli. Et see oli minu õnn, et mul kõik asjad katki olid, sest ma hästi palju kuulasin muusikat, niisugused tonnide viisugused linte igast maailma paremikku. Aga see oli huvitav jah, et uuesti sünnipalve ei teinud mind kristlaseks. Patutunne tegi kristlaseks. Patutunne teeb siin kristlaseks. Ja võt seda ma ei näe. Ja võt see nüüd oli see Bill Hybels, ütleme, kogu selle Ameerika liikumise, et on tehtud see odav kristlus, mis toodab mingisuguse märgi külge saanud inimesi, aga nad ei ole tegelikult jumala kartust nende sees. Ja kahjuks seda praktiseeritakse jätkuvalt suurtel koosolekutel. Nii et siis tõetunnetus, mis vastab jumala kartusele. Iga tõetunnetus, mis vastab jumala kartusele. Ja kui nüüd vaadata lõpuks nagu viimase asjana seda, et kes need siis need variserid üldse nagu olid, siis me jõuame selle, et me 2 saadet oleme rääkinud. Kas sa teadsid, kes olid variserid? Ma arvan, et sa ei teadnud. Ma ei olnud ka kunagi selle tähele pannud. Ma arvan, et ma olen kuulnud seda, aga see ei ole mulle kinnistanud. Kes need olid? Religioosne poliitiline liikumine. Just see sama. Kirik ja poliitika. Ja sellepärast oli neil vaata see access või see ligipääs valitsusele, eks ole. Kohe istuid seal Herodes juures soss, eks ole. No mina ei pääse ligi sinna. Aga võt see on see täpselt see kirik ja poliitika. Kirik ja poliitik. Ma võin iga hetk kuskile poliitikule helistada ja asja niite tõmmata, eks ole. Et ma ka ei teadnud. Aga seda ma tean küll, et Jeesuse aegsed variserid, kes Jeesust jälitasid, ei olnud nüüd ka need õiged variserid, kes olid tulnud Makabeede liikumisest, kes seisid juutide usupuhastuse eest, mis oli siis enne Jeesuse sündi olnud pikem selline liikumine ja mis variserlus siis sündis tegelikult Babyloonia siis vangipõlve ajal, kus siis loodi selline juudi usku taastav liikumine ja siis variserid sündisid sealt. Vaid need olid siis Herodese poolt sinna pandud, 46 tükki olid tapetud, 46 variseri olid tapetud sellest Süneedronist ja oli siis asemele pandud mingid edomiidid, kes ei olnud isegi juudid mitte. Nii et see seltskond oli väga kahtlane seltskond, oligi poliitiline religioosne liit. Ja just nimelt sellest variserlusest, edomiitlikust variserlusest on välja kasvanud tänapäeval juutlus. Kas sa teadsid seda? Hea, kui me teame seda. Et me saaksime aru, et me ei saa kõigile hea ja öelda, mis on ortodoksne või juutlik või mis iganes. Et just nimelt variseridest kasvas välja teatud selline juutluse liin või see oli nagu eeskuju. Et me ei räägi uuesti sünninud kristlastest, juutidest, eks ole, kes teevad väga head tööd Iisraelis ja ma õnnistun nende üle. Ja sellepärast, kui me näeme, ja siis me saame aru, miks Matteuse evangeelium algab nii karmide sõnadega, kus siis ristija Johannes ütleb, aga nähes palju varisere ja sadursere tulevat ristimisele, ütles ta neile, te rästikutes sigitis. See on ikka väga karm, ma ei tea, kas ma julgeks kellelegi niimoodi öelda. Kes on teile märku olnud põgeneda tulevase viha eest? Seepärast kandke õiget meeleparanduse vilja. Ja ärge arvake võivate endas öelda, meil on Abraham isaks. Ent kirves on juba puude juure küljes iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha, visatakse tulla jälle see duaalsus. Eks ole, ma pakun igavest elu, aga alati koos meeleparanduse ja hoiatusega, tõsise hoiatusega. Kui sa asja tõsiselt ei võtta, mees, juhtub see ja see ja see. Ent kirves on juba puude juure küljes, iga puu nüüd, mis ei kanna vilja, head vilja, raiutakse maha, visatakse tulla, mina ristin teid küll veega meeleparanduseks, aga siis tuleb see, kes ristib teid püha vaimu ja tulega.
tema visklabides on tema käes, ta puhastab oma rehealuse, kogub oma nisud, aga kannat põletab ta ära kustutamatu tulega. Nadrak, esimene asi, loed evangeeliumis, öeldakse, evangeelium on rõõmusõnum. Vot ma ütlen ausalt, alates oma usuelu algusest mind see õudselt häirib see mõte, et evangeeliumi seostatakse ainult rõõmusõnumiga. Mina ütleksin, et ta on tõesõnum. Ta on rõõmusõnum, aga ta on ka tõsine hoiatussõnum. Ta on mõlemit, ta ei ole ainult see nunnu, et tee see uuesti sünnipalve ja oledki taevas. Sa teed uuesti sünnipalve ja siis hakkad usu võitlust pidama. Ja piibel ütleb, et paljud tahavad kitsast uksest sisse minna, aga ei jaksa mitte. Huvitav. Just, võitlevad, aga väsivad ära. Ma mäletan, kui palju meil tuli Karmelis omal ajal inimesi usule ja kui vähe on neist järgi. Ja kui sa vaatad, siis mõned on šamaanitrummide taga juba ja mõned tegelevad nõidusega ja igasugust asjadega, et nagu usk on võimalik ära kaotada, jumala tunnetust on võimalik ära kaotada. Sellepärast Paulus ütlebki, tõe tunnetus, mis jumala kartusele. Sul võib olla igasugune tõe tunnetus, on ju, aga kas see jumala kartusele viib, eks ole? Või nagu üks inimene ütles, et ühe inimese kohta öelda, et oi, aga ta ütleb, et näed, nendel inimestel on annid. Et nõidade kohta. Aga näed, ongi annid, on ju. Igasugused annid, et ilmnevad ja kõik, on ju. Aga võt see ongi see, et tõe tunnetus, meil ei ole jumala kartust. On küll annid. Aga need on satanistlikud annid. Et soovitan seda pärandit vaadata ja mõtiskleda sulle üle, et tegelikult kas me ei järgi seda 6-6 kirikut, kus inimesed ütlevad meile, mis on õige, mis on vale, aga see tegelikult ei tule piiblist. See on meie loodud süsteem, meie loodud arusaamine. Et nemad küll lõpetasid selle podcasti üsna sellise positiivse tooniga, et asju annab muuta, aga ma ei tea. Suures plaanis on päris raske neid muuta. Eriti, kui me teame, et meil on aega nii vähe jäänud. Et need mõtted, mis see on nagu see, mis sa praegu rääkisid, või see on nagu näide Ameerika nagu mitte Ameerika, see on levinud üle maailma. See on levinud ka Eestisse, nagu ma ütlesin, et mina mäletan seda, kui tekkis see staarpastorite asi, kui noortejuht hakati bossideks nimetama, ma mäletan. Meil siin ka või? Ja mina mäletan, see Keimaril oli seljas noortejuhi särk, boss oli et ühesõnaga, aga kui sa oled siuke tavaliige, mis sa teha saad, eks ole, sa lihtsalt vaatad, imelik tundub, ütelda midagi ei saa, eks ole, juhtkonda sa ei kuula, eks ole, mis sa ikka krauksud seal, eks ole. Aga ma olen alati armastan piiblit ja mulle meeldib, sest seal on Jeesus ja seal on see Jeesuse alandlikkus ja seal on Jeesuse lähedalolu. Et see, mida ütleme, mis Villo Kriiki väga hästi kokku võtaks ja need variseridega liidaks, on just see sama asi, et kui sa loed, siis nagu seda kirja kohta, kust siin öeldakse, ma viimase asjana ütlengi, on see, et te võtate ära tunnetuse võtme, siis mida ta variseda ütleb? Kõik oma teod teevad nad selleks, et inimesed neid näeksid. Jah. Mis me kirikus teeme? See on see, mida see Julie Royce'i reportis Royce'i reportis räägib, et Haibels ütles, me peame tegema niimoodi, et inimesed meid näeksid ja kirikusse tuleksid. Just need show'd, näidendid, etendused, mis siin räägivad nad sellest pikalt lahti. Ja siis see mees just jõuab nende lihtsate asjadeni nagu kokkutulemiseni, palvetamiseni, tegeliku eluni, mis me tegelikult elama peaksime. Et see on hoiatusena meil ju piiblis öeldud, et just nimelt variserid, poliitikaga ennast siduvad, kirikupoliitikat ajavad inimesed tahaks, et neid näeks, siis ta ütleb, nad teevad oma palvekaukad laiad, oma rüüdetupsud suured on, inimesed loevad, ei viitsi süveneda, mis see rüüdetups on, oli päris karm asi. Rüüdetupsud tehti selleks, 4. Mooses ütleb selleks, et need tupsud meenutaksid sulle Jumala sõna. Mis tähendab seda, et kui sulle see tups eriti suur, siis sa järelikult eriti mõtlesid Jumala sõna, olid tegija. Ja siis te teete rüüdetupsud suureks ja siis automaatselt, kui ma seda täna hommikul lugesin, mõtlesin, et see on täpselt see, et mida tühjem sa seespoolt oled, seda rohkem hakkad seda välist vahtu ajama. Seda vägevam rüü sulle seda vägevam rüü, seda vägevamad pahad pähe ja pikad kuldrüüd, millega hõljuda mööda lava ring, eks ole. Mitte mööda lava, aga mööda
mööda tänavaid ja kui sa vaatad, eks ole, lausa, eks ole, katoliku seda Vatikani, mis on valeõpetus, eks ole, inimesed tehke endale selgeks Vatikani juured, on ju, et ma ei räägi katoliku kirikutest laiemas mõttes, seal kindlasti on ka õigeid asju kuskil olemas, aga Vatikan ise, eks ole, mis kullas ja karras ja eks ole, noh, mis asi see on? Mehed, vallalised mehed, kullas karras, mis te teete seal, mis seal toimub, on ju? Et see ei ole nagu jah, see ei ole piibellik. Nagu Jeesuse, ütleme, kuidas ta oli maa peal. On, ja, et Jeesus ütles, eks ole, et te teete rüüde tupsud suured, nad armastavad ülemat paika lauas ja võõruspidudel. No väga tuttav, ma arvan, see on... Vaata, siin inimestele meeldiva, üldiselt on see maailm vaatab ka kirikusüsteemi, et kui kirikusüsteemis on ikkagi rüüd ja siukene, noh, et siis ta nagu aktsepteeritav. Siis ta nagu oleks rohkem ja siis eks mõned teemad. Jeesus oli olnud rüüd. Jeesus oli täitsa tavaline linane rüü oli, ei olnud midagi erilist ja ei olnud ka Vanatestamendi ja siis leviitidel. Jeesus ütles ka, et ei tohi üksteist või nimetada õpetajaks. Ja see on siin samas kohe tuleb edasi. Et see on väga karm kirjakoht, ma täna hommikul luges, ma sain et see tõesti, et isegi mina ei tohi siin raadios iseendast mõelda kui mingisugusest tõe juhatajas, sest Piibel ütleb, noh, kuigi ma arvan, et siin on midagi muud mõeldud, aga ta ütleb, ärge laske endid ka kutsuda juhatajaks. Näiteks. Päris karm ikka. Väga paljud ütlevad, mina olen pastor, mina ütlen, noh siin näiteks megakirikutes on hästi paljud need probleemid, kus no seal on tohutu siukene isikukultus. Jah, pastorite kultus. No sa ei tohi mitte midagi öelda, siis mina ütlen, mina tean ainult, on ju. Aga ometi on täiesti ebapiibelik, ärge laske endid hüüda rabiks, sest üks on teie õpetaja. Mis ikkagi õpetajaks ennast kutsuda? Nii, ja preester? Sest te kõik olete üksteise vennad. Ärge laske kedagi maa peal kutsuda isaks. No paavst laseb ennast isaks kutsuda. Väga kindel vale. Jumala asemik maa peal isegi. Sest üks on teie juhataja Kristus, eks ole, ja isa, ja te olete kõik vennad. Et vot, kui me nüüd saame sinna sängi tagasi oma vee, et me kõik oleme vennad. Nii. Aga ma arvan, kas see enam tuleb? Võib-olla see tuleb viletsuse ajal. See võib tulla mingi... Nii nagu see on... Ütleme, kui on tulnud... ütleme lambist või spontaanselt mingid uued liikumised näiteks on ju. No ütleme siin vennaste koguduse liikumine oli ja kui me võtame siin priilased näiteks või ta tegelikult, ta toigi, no ma mäletan isegi seda, siin 90ndate alguses, kui me siin esmaspäeva õhtuti tegime koosolekuid, siis oli tegelikult samasugune vaim. Ei olnudki nagu mingid isasid ega siukseid, lihtsalt jah, koguduse vanemad on, ütleme, vajalikud, ütleme, ütleme, koguduse juhatajad, et just mitte staarpastorid, vaid ütleme, teatud hulk meeskond, et ka koguduse vanem ise oleks reflekteeritav. Ütleme, nagu Ameerikas on need vanemate kogud ja asjad on ja paljudes kogudustes, et minu arust see on väga eluterve. Ma ei ole eksimatu. Ja Piibel ütleb ka, et nõu pidades lähevad asjad korda. Et mulle meeldib, kui saab nagu, noh, vaata reflekteerida ja omavahel küsida asju, eks ole, et see on nagu eluterve. Et koguduse vanem, et kui tõesti tuleb siis patt kogudusse, siis on mingi kogukond, kelle ette, ütleme, saab asja arutama viia, on ju, nagu ta ütleb. Aga muidugi ta ütleb ka seal Timotse kirjas, et kes on pattu teinud seda noomi lihtsalt kõikide ees ja tegelikult seal ei ole öeldud, et noomi mingi, ma ei tea, pastorite ees, või ta ütlebki, et noomi kõikide ees. No ma ei tea. Kõikide ees noomida ta tohib siis, kui ta on enne teda üksikult noominud. Ei ole. Ei ole. See ei ole. Seda ütleb Jeesus, see on 2 erinevat kirjakohta, sest Jeesus ütleb, et kui su vend vaata eksib, siis mine tema juurde, siis võtta teine kaasa, kui ta siis ei kuula, siis võtta vanemad kaasa, eks ole, see oli nüüd Jeesus ütles. Aga ma räägin nüüd siis Pauluse kirjas, kus ta siis ütleb, kes pattu teevad, neid noomi kõikide ees, et ka teistel oleks hirm. Tegelikult ta selles kirjakohas räägib koguduse vanemaist. Nojah, jah. Et põhimõtteliselt, kui koguduse vanem, ütleme, teeb mingisugust abielurikkumist või asja, eks ole, siis noomi kõikides, ka teistel oleks hirm. Ma vannutan sind Jumala, Kristuse, Jeesuse ära valitud ingli ees, nagu nii karmelt, et sa seda pead silmas ilma eelarvamisteta ja ei tee midagi erapoolikud. Ja põhimõtteliselt Julia Royce'i, ütleme, see podcastid ongi sellele ehitatud sellisele Ameerikale avalikustamiseks siis töötegijatest, kes on siis, ütleme, teinud avalikult seksuaalpatte, on inimesi ahistanud, inimesi kuritarvitanud, ütleme ka vaimset ahistanud, ütleme, see on ka väga hull, kui sind ikka tümitatakse kogu aeg ja noh, ütleme, öeldakse
karme asju või inetuid asju, ilasa valesid asju su kohta, eks ole, see on ka väga, väga laastav. Ja tema on toonud neid lugusid välja. Ja ta ei ole just väga armastatud paljude selliste meeste poolest, ta saab päris kurja kirja seal kogu aeg, aga ta on seda väga kaua aega teinud seda, et jah, me oleme vennad ja me peaksime hoidma sellist, nagu ta ütleb, austage vastastikku üksteist, jõudke austuses üksteise eest, et me peaksime hoidma seda ühtsust ja kui see oleks koguduses säilinud, ma arvan, et paljud valeõpetused oleks jäänud tulemata kogudustesse. Aga et just ma räägin just sellest lõpuaja, et miks see lõpuaja kirik nii kõrvale läheb, eks ole, et see süsteem on juba 50-60 aastat tagasi loodud. Väga tugevalt, see on mõjutanud üle maailma koguduse, ütleme, mida seal tehakse, ütleme, kõik need ülistusteenistused, mis ka Eestis on ju tulnud, eks ole, need suured ülistusteenistused ja need viisid, kuidas me asju teeme, et ega kõik ei ole paha, ma ei ütle jah, just, aga kuhu sa selle rõhu paned ja kuidas see kõik jätkub ja just, et kas me ehitame suurüritusi, et aga kui see suur üritus ära lõpeb, kas meil on tegelikult jüngrid, on ju? Et kas meil on tegelikult jüngrid, kes oskavad vahet ja kuhu nad oma nina topivad, mida nad vaatavad, mida nad kuulavad, just, et kas neil on see tunnetus, eks ole, millest me räägime, et mida tuleks arendada. Minu jaoks on nagu küsimus, et sellised, iga inimesega võib juhtuda selline, et ta nagu järsku keerab ära kuidagi muud, mäletad sellist venda nagu Yonki Tso? Tal oli megakogudus, on ju. Nii, aga tema ka vahepeal korra keeras ära. Olen kuulnud. Jah, et tema hakkas surnute eest palvetama seal surnuaedades, mingi jura tal tuli sisse. Aga siis oli tal, ütleme, see meeskond, kes tõmbas ta uuesti normaalseks tagasi. Jah, et sa... Ja, ma arvan, et jah, see meeskond, just see siukene vanemate vendade kogu just, või selline, eks ole, ma ei ütle, et seal võib ka õdesid olla, kes on sellised adekvaatsed, on ju. Et jah, ma arvan, et see peaks kindlasti olema selline tasakaalus ja ta lasi just, muidugi ennast õpetada. Jah, just. Ta olid jah, seal mingid jamad seal olid. Aga jah, et selline üldine siis selline väike ekskurss läbi selle, mis praegu toimub, mida inimesed on mõelnud, analüüsinud kogudust, kuidas kogudust ja miks on koguduse asjad valesti, kus need on alguse saanud, miks need on alguse, mida Jumal on rääkinud ja mida Jumala sõna meile räägib, eks ole. Kõik see poliitika ja kiriku, ütleme, tahtlik segundamine kuni siis selleni, eks ole, et Kristus kasutatakse kui sellist poliitilist mõjutusvahendit, on ju, ja et need on asjad, millest Piibel räägib meile kui lõpuaja tunnuseid, et see kindlasti näitab lõpuaja nagu sellist, just et ka kirik osaleb, ütleme, kogu selles Iisraeli ettevalmistus 3. templi ehituses ja kõik, et see on äärmiselt selline suur tõe tunnus. Ja. Et me oleme ajaskaalal, kus siis selline eluviis sellisel moel hakkab otsa saama. Ja Jeesus on tulemas. Ja eelkõige siis koguduse jaoks. Kogudus on ära minemas. Ja kogudus on ära minemas ja Piibel ütleb, et Jeesus tuleb maailmale kohut mõistma. Jah, peale seda, kui ta on võtnud koguduse üles. Just, et see ongi see, mida me kirikus õpetame, et me lihtsalt ei käi seal koos, vaid põhimõtteliselt meie eesmärk peakski olema Jumala kartuse õpetamine. Ja sellepärast ongi meie kogudused... Miks ma julgen öelda, et kogudused on kõrvale läinud või ära taganenud, nagu Thessalonika kiri ütleb, et meile õpetatakse kõike muud peale Jumala kartuse. Jah, et me ei saa ütelda nüüd kõik kogudused. Ei, me ei räägi sellest, ma ütlen, me räägime suurpildist, sest lõpuaeg tabab kogu planeet ja kui ma vaatan maailmakaarti, et Eesti on seal mingi, just, et Eesti on ainult seal mingi pisikene täpp, eks ole, et see oleks ju naeruväärne, kui ühes podcastis ma räägiksin Eestist, ma ei räägi Eestist, ma räägin paljudest, sest ma vaatan paljusid piirkondi, küll peamiselt ütleme selliseid kontinente nagu Austraalia, Ameerika, Inglismaa, eks ole, ja mis on nagu määravad palju, kus need jõujooned põhiliselt liiguvad ja enamasti kõik halvad asjad nagu esimesena ilmnevad, ka Kanada, ütleme niimoodi, et jah, et siis me näeme, et kus me ajakellal oleme ja kuhu
kirik üldiselt liigub, sest noh, kuna me oleme selles oikumeenias ja globalismis, siis ka Eesti ei jää sellest mõjualast välja, aga lihtsalt Eesti on nii väike, et ta ei aga see mõjud tulevad ikkagi, kui sa vaatad praegu sisse, on tulemas sisse kõik see perverssuse värk. Jaa. Nii vaikselt ta nagu imbub. Just, ja ta tuleb poliitiliste seadustega, nii nagu Piibel ütleb, eks ole, meile see ilmutusraamatu 6. peatükk, et tuli see mees valge lobusel ja tal oli see vibukaar käes, aga vibunoolt ei olnud, et see on see seaduse kaar, et just, et öeldakse, et see antikristus tuleb seadustega. Me tõesti näeme, et ühiskonda muudetakse seadustega. Sõda ei ole, aga see on see psühholoogiline sõda, millest me rääkisime. Just. Nii on. Sellises ajas me elame. Aga kell tiksub. Kell tiksub. Jah. Nii et oleme valmis. See mõte, tänase jutu mõte kõik oli sellest, et enda käest ka küsida, ütleme, et kas minu värk nagu liigub nagu Jumala kartuse suunas. Just, või on mingi muu eesmärk. Meie koguduse üldine liin, eks ole. Aga eelkõige jah, sa saad iseendast, sa saad teiste eest vastutada, aga just iseenda eest, et nagu öeldakse, et ei ole Jumala kartus tema silme ees. Jah. Just. Nii, aitäh, Virge. Ja kunagi kohtume jälle, äkki. Kui Jumal lubab. Just.